Tere tulemast vaatama Samm korraga saatesarja. Täna oleme me tulnud Beauty by Ave juurde värvianalüüsi, et selgitada välja, millised siis on need toonid, mis toovad meie sellise loomuliku ilu kõige rohkem välja. Aga alustuseks, Emma, mis värve sina muidu igapäevaselt kõige rohkem kannad? No ma siit kapi servast juba noppisin üles paar värvi, mis mulle silma jäid. Ja esiteks, ma arvan, iga Eesti naise kodust leiab musta tooni, mida on võib-olla kõige lihtsam sobitada ja võib-olla ka siis, kui sa ei ole kõige julgem. Aga mis minu jaoks kõige lemmikum viimasel ajal on roosa, mis mul ka täna siin seljas on. Ehk siis ma olen leidnud, et see on selline toon, mis võib-olla toob minu juuksed esile, minu silmad esile. Nii et ootan juba põnevusega, et mis Ave meile räägib, kas see tegelikult on ka tõsi. Ja viimaseks võib-olla on tumesinine ja hall need, mida ma julgen ka võib-olla rohkem igapäevaselt kanda, kas siis mingi pintsaku näol või siis pükste näol. Ehk siis tundub, et need võiks ka nagu minu värvid olla. Aga kuidas sinuga? Ma suures osas ikkagi samastan sinuga. Mina leidsin ka siis enda värvidest musta. Mul on niimoodi 2 kapi poolt ilusti ja terve 1 kapp on täis musta ja siis teises on paar sellist värvilisemat riideset ka. Kindlasti valge, sest et see on ka selline kerge, ei pea liiga palju vaeva nägema. Tumesinine meeldib viimasel ajal väga palju ja siis mingi selline beežikas toon ka tavaliselt. Aga vaatame lähemalt, mis Ave meile räägib ja mis on tegelikult meie tõelised värvid. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas sinu moevalikud mõjutavad keskkonda ja ühiskonda? Samm korraga saatesarjas tutvustame sulle jätkusuutlikke moetarbimisvõimalusi ning toome lähemale moevaldkonna inimesed, kes tegutsevad südamega jätkusuutliku ja aeglase moe edendamise nimel. Kõigepealt ma tänan, et sa oled siia jõudnud, sest et see on hästi oluline saada teadlikuks, mis värvid sulle sobivad. Ja seda me saame teha siis läbi värvianalüüsi. See on protsess, läbi mille ma leian sinu naha alatooni, silmadega ja juustega harmoniseeruvad toonid. Ja kandes sobivaid toone, need kaunistavad sind, toovad sinu unikaalse ilu veel rohkem esile. Väga tore. Aga millest me alustada võiksime? Kõigepealt alustame sooja ja külma värvitooni vaatamisest, kas sa oled pigem soojem. Sinu unikaalses ilus on pigem rohkem soojust või jahedust. Mul on erinevad töövahendid, neid on päris palju, aga siin praegult on selline lühikene lihtsustatud versioon ja ma panen sulle peale kuldse. Ja mida on oluline vaadata, et mida see kuld on siis soe ja hõbe on jahedam. Mida ta teeb sinu nahaga? Kas ta teeb sind väga palju kollasemaks, kas ta hakkab rõhutama teatud, sinul ei ole ealisi iseärasusi, aga minul näiteks on, et kas ta hakkab seda rohkem välja tooma või siis rahustab ja lööb naha klaariks. Et see on siis üks tüüp kulda ja see on teine. See on natukene parem kui eelmisega võrrelda, et see on rahulikum. Ma näen, et ta toob sulle peale sellise kollase jume. Et see ei ole sinu enda loomulik naha alatoon. Ja sellega ma näen, et ta teeb sinu naha klaariks. Tuleb värskus sinu nahale ja on see harmoonilisem. Ja siin sa oled nooruslik, avatud, enesekindel ja siin on midagi natuke nagu noor vana inimene ütleks võib-olla ja siin sa oled värskem. Võrreldes Greeteliga on sinu juuksed ka tumedamad, oluliselt tumedamad ja nüüd võrdleme, et kuidas hõbe ja kuld sinu peal mõjub. See nagu teeb kuidagi vanemaks, ma ütleks, või kuidagi nagu ei ole nagu päris mina. Ja ma näen ka, et kuidagi ei ole nii harmoonias, midagi on nagu vanemaks ja nagu jälle see
noor vana inimene, mitte isegi vanuses, vaid selles tundes. Siin tuleb värskust ja nüüd ma panen hõbeda, vaatame, kuidas sellega on. Selle puhul mulle meeldib, kuidas mu nagu nahatoon tuleb hoopis kuidagi teistmoodi esile. Siin on rahulikum hõbe, pigmenti on natukene vähem. Ja siin tuleb seda värskust. Siin on nagu kuidagi parem, mulle tundub. Siukene kohe, kui ma nagu üldpilti vaatan, mitte värvi. Ja see on siis sinu pigmendi aste, sest sinul on ka kontraste rohkem kui Gretelil. Nii, ja nüüd liigume edasi ja ma vaatan, kui suurt kontrasti sul sobib kanda. Et kui hele, kui tume, siis harmoniseerub sinu enda iluga. Ja selleks ma panen peale nüüd näiteks sulle hästi hele ja hästi tume. Siin on kontrasti aste hästi suur. Ja mida ma näen, ta lõikab sind visuaalselt, kui ma fokusseerin siin natuke välja silmast, lasen lõdvestan silmad, siis ma näen, et ta nagu lõhub sinu enda ilu. Ja nüüd, kui ma teen selle kontrasti astme natukene väiksemaks, võtame niimoodi. Nii. See läks juba paremaks. Aga ikkagi midagi on siin liiga palju. Ja nüüd, kui ma panen veel väiksema kontrasti aste, siis ma näen, et sa oled harmoonias värvide mõttes. Ja nüüd ma vaatan sinu peal, kuidas kontrast, suurem kontrast või väiksem või keskmine kontrast mõjub sinu iluga. Ja mis toetab, mis toob välja sinu sära. Esimesena panen väga suure kontrastiga, kus on hästi hele ja tume. See ei pea olema valge või must, see võib olla ükskõik mis värvid. Vaatan ainult heleduse, tumeduse kontrasti. Kui ma vaatan seda kontrasti astet sinul võrreldes Greteliga, siis sinule sobib see paremini kui Gretelile. Aga kohe vaatan, mis saab siis, kui teha seda rahulikumaks. Nii. Siin natukene väiksem kontrastiaste ja läks paremaks. Ja. Ei ole enam nii karju või kuidagi tõmba tähelepanu endale. Ja, harmoonia tekib. Ja sina paistad säravam suures pildis, rohkem tuled välja. Kui enne hakkas ikkagi natuke võtma seda tähelepanu ära, konkureerima sinuga. Proovin nüüd, kui teeks selle musta natukene rahulikumaks, mis siis saab? Siiani. Ma ütleks, et isegi natuke läks nagu veel paremaks. Ja mulle meeldib ka see veel, et see süsi must ja selline halliaste või heledusaste, see harmoniseerub sinuga veel paremini. Ja sa tuled kohe välja, tahaks liikuda ja suhelda ja silmad säravad. Ühesõnaga selline mõnus tervik. Nii, ja liigume siis edasi. Enne saime teada, et sina oled pigem jahedam oma värviiluga, siis jahedamad toonid ja toon illustreerivalt nüüd peale, ma nimetan neid värviketasteks, kus sellel on siis soe toon ja vaatame, kuidas soe toon mõjutab sinu naha alatooni ja ma ei tohiks naerma hakata, aga sina võid. Et mida me siis siin näeme? Need on soojad toonid ja värsked, see on kevade toon üldfoonis, mitte ei nopi siit ükshaaval, vaid mida siis see värvikamma sinuga teeb. Ja ma näen, et tähelepanu läheb värvidele, ütleks, et võib-olla isegi nagu karnevalile võiks minna, kas sinnagi, ma ei tea, ja sina jääd taha plaanile. Nüüd, kui sul oleks seljas näiteks kleit või kampsun või midagi, siis sina ei tule üldse esile. Midagi nagu valesti selles pildis, kui ma sind vaatan. Väga valesti. Ja kuidas sa tunned ennast?
aga mul õnneks vist nendes toonides ei ole ka mitte ühtegi riideeset kodus, nii et midagi on juba hästi läinud. Jaa, väga hästi, sest alateadlikult, kui märgata ja vaadata, mis kaunistab, siis võib saada täiesti selle hea ühenduse endale sobivate värvidega. Siin on nüüd jahedad toonid. Läks juba paremaks see pilt, nagu rahunemine, aga siiski pigmente on hästi palju, tähelepanu läheb päris palju värvidele. Võrreldes eelmisega on see parem, et nüüd kui mul on valida, siis ma pigem võib-olla valiks sellise. Aga kas saab paremaks minna? Ma loodan. Siin on sipa vähem pigmenti. Ehk siis näiteks potisinine või see tähendab, et on palju pigmenti sees, nagu süsimust, kriiskav valge, tulipunane, siis nagu see värvikoostis. Siin on natukene vähem, natuke parem ja ma toon järgmise. Ma näen, et see harmoonia tekkis rahunemine, sina tuled esile ja sa oled üks tervik. Kui siin olid nüüd värvid hakkasid üle võtma, siis siin on nagu silmad löövad särama, sa tuled ise välja, kuidagi harmoonia on. Ja võrreldes nende eelmistega, sellega ikkagi tunneb ennast kõige paremini ja kõik on nagu ühtlane. Jätkame siit hooaja võrdlust, et mis hooaeg ja kuidas värvikammad siis harmoniseeruvad sinuga. Gretel, lähme sama mustriga. Gretelile panin esimesena peale sooja värviketta ja vaatame, kuidas see sinule mõjub. See on nüüd täpselt sama. See on nüüd täpselt selline, mida ma mitte kunagi siin kannagi. Väga hea, et sa seda ei pane, sellepärast, et siin ma näen, need on soojad, värsked, hästi palju pigmenti ja tõesti, see nagu liiga tugev on see sinu jaoks ja ka soojad, liiga soojad. Kuigi ma ütleks, kui ma võrdlen Greteliga, siis sina kannaksid seda paremini välja, kui niimoodi võrrelda. Talle oli see, absoluutselt ei läinud. Jahedamad toonid, ka kus on hästi palju pigmenti. Juba parem. See on palju parem. Nagu tekkis rahunemine, sinu silmad löövad rohkem särama, nahk lõi klaariks. Värske, ilus jume. Aga vaatame, kas saab veel paremaks minna. Et siin on nüüd jällegi ainult mõned näited. Need värvid juba juustega ka kuidagi harmoniseerivad. Siin on ka palju pigmenti ja see mulle meeldib rohkem. Mul on isegi samadki. Jah, on tõesti. Et sellise pigmendi astmega need värvid kaunistavad sind ja üks tervik. Nüüd ma toon näidiseks, kui on jahedad, aga heledad. Ja nüüd ma vaatasin nagu haiglane. Hästi nagu heledaks tõmbab näo ja kuidagi selliseks. Võtan selle kohe ära, et kui sa oled liiga hele, siis see ei kaunista sind, sest sinul on nagu kontrasti, tumedust ja sa kannad päris tumedaid ja pigmentseid toone. Vaat kui ilus sa siin oled. Kohe tuleb kõik esile. Ja sellepärast ongi väga oluline jälgida, mis toone sa kannad. Nüüd ma toon veel tumedama, siin on esindab ka musta. Kui Greteli peal see nagu absoluutselt ei läinud, ei kaunistanud, nagu mattis kinni, siis sinul ei ole see üldse nii halb, sest et sa kannad tumedaid toone ilusti välja. Aga natukene võib-olla on liiga raske. Et kui ma selle ära võtan, siis siin on ka palju pigmenti. Aga see on nagu nooluslikum kuidagi ka, et nagu see tumedam võib-olla nagu... Natuke liiga palju on seda tumedust sulle, et siin on see pigmendiaste ja kontrasti, et mulle väga meeldib see, kuidas see sind kaunistab, et need armastavad sind. Nii, nüüd oleme välja valinud siin 200 erineva kanga hulgast sulle valiku sinule sobivaimaid värvitoone. Neid on siin ligi 20, mis välja noppisin ja ma näitan sulle, kuidas siis need värvikombod kuidas need sind kaunistavad. See on sinu üks parimaid siniseid ja nüüd, kuidas su silmad löövad särama ja sa oled avatud, kui siia tuua juurde näiteks fuksia, mis on üks sinu parimaid punaseid.
ja neutraal, natukene taupeed, siis näiteks selline värvikombinatsioon kaunistab sind. ja see on väga ilus, aga natukene harjumatu, sellepärast et ma julgen arvata, et mul ei ole mitte ühtegi nagu sellist tooni riides, et enda kapis hetkel. Aga need saavad seal olema, sest nüüd sa hakkad märkama, kui sa oled teadlik, mis värvid kaunistavad. Ja need välja valitud toonid ka omavahel kõik sobivad, sellepärast et need on välja valitud sulle, sinu enda unikaalse iluga harmoniseeruvad. Ja nüüd vaataks, mis toone sa muidu enne kandsid. Et see siin on näiteks ainult üks kombinatsioon ja siin on ka see heleduse tumeduse aste on paras harmoonias, mis me vaatasime. Ei ole liiga nagu tugevat kontrasti. Ja sinul ei olnud liiga palju pigmenti, et see kõik on paigas, mis me selle protsessi jooksul siin saime. Nii, see on siis must. Ja minu lemmikvärv. Sinu lemmikvärv ja ma näen, et sa läksid täisriide taha. Siin on väga suure kontrastiga valge ja tumesinine on sinu enne välja valitud. Väga patriootlik kombo. Sinimust valge, jah? Ja see on täiesti teistmoodi ja see praegu seda kontrasti jälgida on nagu, see tundub imelik, aga samas need on mingid värvid, millega ma olen ise nii harjunud. Et see on mugavus, et sa oled harjunud ja see on mugav. Ja ma väga soovin veel uuesti panna selle siia. Ja nii. Samamoodi valisime välja ka sinule erinevad toonid ja neid tuli sellel korral sulle siis 14. Vaatame, kuidas need sulle mõjuvad. Siin on valik sinule juba välja valitud toonidest, kus pruun, sinu parim pruun või üks parimatest pruunidest, pruune on veel sul, mis sobib, siis fuksia ja roosa ja vaatame ka väga kenasti sobib see heleduse tumeduse aste. Et need värvid kaunistavad sind. Kuidas sulle endale selline värvikombo meeldib? Ma ise kunagi sellist pruuni ei ole kandnud, aga ma näen, et ta nagu sobib hästi, eriti juustega ja silmadega ja kulmudega kuidagi. Aga see roosa on mul juba väga lemmik, nii et see on mul selline kogemata komistus selle otsa, ütleme niimoodi. Aga ja, mulle tundub, et see juustega käib hästi kokku. Aga vaatame neid minu enda valitud värve, kuidas need mõjuvad. Need on siis toonid, mis sa ise kannad ja välja valisid. Siin on ka see süsimust, mis on natuke liiga tugev sinu jaoks. Samas see tumesinine justkui tegelikult nagu on toiminud, aga võib-olla ka see hall ei ole nagu päris minu hall. Et süsimust on kindlasti liiga tugev. Nii, aga me olemegi siis oma värvianalüüsi teekonnaga jõudnud siia lõpusirgele. Emma, kuidas sina rahule jäid? No mina saan natuke uhkust tunda või uhkustada sellega, et ma olen nagu mingit asjadega täppi pannud. Võib-olla Ave saab seda kinnitada, aga mulle tundub, et see tumesinine ja võib-olla hele lilla, millega ma alguses julgelt nii-öelda peale lendasin, on ka siin ja tegelikult ka mingid roosad, nagu ka minu küüned, et on nagu mingid asjad, mis ma olen juba leidnud enda jaoks, aga samas on terve rida värve, millest mul polnud varem õrna aimugi. Ehk siis saan öelda, et kindlasti võtan midagi uut siit kaasa. Aga kuidas sinuga lood? No minul võib-olla vastupidiselt just, kui ma võrdlen neid värvitoone, mida ma olen harjunud võib-olla kandma, siis need väga palju erinevad sellest uuest paletist. Aga ma arvan, et see on huvitav ja siit tuleb väga sündmusterohke teekond. Aga kuidas üldse edaspidi juurutada endale siis seda harjumust? Et natukene tekib selline paanika, et appikene kõik on valesti ja nüüd peaks endale terve garderoobi kohe kokku ostma, aga kuidas sina soovitaksid siit kohast? Ei pea midagi radikaalseid muudatusi tegema. Sa ütlesid nii ilusti, et see on teekond ja mõtlengi, et see on protsess. Ja nüüd, kui see teadlikkus värvide osas on tõusnud, et te saite teadlikuks, mis on teid kaunistavad värvid, siis kuna need kaunistavad teid, siis nad ka omavahel sobituvad. Ja nüüd tulevikus, et kui te soetate uusi esemeid või vahetate kellegagi, siis ei lähe nende impulsiivostudega kaasa, sest need ei sobitu seal riidekapis ka omavahel.
et kui ma enne ütlesin, et riie on nagu teine nahk, mis teid kaunistab ja nad ka omavahel harmoniseeruvad, et siin on kenasti ilusti näha, kuidas ükskõik mida kapist haarata, nad sobivad omavahel, sellepärast need on ükshaaval valitud siis vastavalt teie unikaalsele ilule. Ja tegelikult meil on nüüd see teadlikkus, et just need värvid ja toonid sobivad meile ja selle tõttu me ju tegelikult ka eirame neid kõiki trende, mis igal pool sotsiaalmeedias nii-öelda üles tulevad. Et võib-olla 1-2 korda käia, ei tunne ennast mugavalt, et te kogesite selle protsessi jooksul, kuidas erinevad toonid panevad teid tundma ja see on kõige olulisem. Et kuidas on olla kerguses, teatud toonid matsid kinni, tegid närviliseks, et see on kõik selles enesetundes ja kiirmood tõesti, mitte et ma nüüd seda, aga siin on see jätkusuutlikkus sees. Ja just nimelt ka nende samade toonidega tegelikult ju tulevikus, kui meil on välja kujunenud mingi kindel elustiil, me saame luua endale ka kapselgarderoobi, võib-olla kvaliteetsematest riideesemetest, sest et me tegelikult ju teame, et need on justkui ajatud toonid, need sobivad meie naturaalse iluga, seega meil ei ole seda kartust, et võib-olla need ei sobi meile paari aasta pärast, vaid meil on just see teadlikkus ja kindlustunne, et just need sobivad meile ka mitmeid aastaid. Et see on võib-olla minu jaoks hästi suur kergendus, ma ei tea, kuidas sinuga? Jaa, ma olen täiesti nõus ja mulle tundub, et see tegelikult väga palju hakkab tulevikus mõjutama minu ostukäitumist, sellepärast, et kui ma praegu võrdlen oma senise ostukäitumisega seda, mis tulevikus võiks olla, siis ma olen pigem alati keskendunudki just nendele värvidele ja otsinud sellist kas musta tooni asju või tumesiniseid, et ma näen, et tegelikult see värvigamma on nii palju suurem ja ma ei ole suure tõenäosusega mitte kunagi liiga palju pööranud tähele näiteks mingitele roosadele või lilladele riideesemetele, mis siit nagu väga selgesti välja tulevad. Aga Ave, räägi meile täpsemalt, kas sul on veel mõni soovitus, et kuidas neid värve siis me saaksime enda igapäevaellu sisse tuua? Ma soovitan kõigepealt tõsta kõrvale need, mis ei harmoniseeru teiega üldse. On kohe tunda, et mis on nagu väga kauge teist endast. Ja siis tuua juurde kas salle, eriti mis on näo juures. Nüüd meie kliimas siin, et on vaja soojemalt riides käia, et alustada võib-olla talvemantlile tuua värvi salli näol. Et see on minu soovitus, kuidas alustada ja saada see kogemus, ühendus uute toonidega, mis võib olla täiesti uudne. Aga suur aitäh sulle, väga-väga tore ja meeldiv ja tegelikult tohutult silmi avav kogemus. Nii et ma usun, et meie julgeme küll kõigile soovitada värvianalüüsi. Aitäh, et te tulite ja ma hea meelega annan selle võimaluse kogeda midagi uut läbi värvide ja läbi selle siis hoida ka jätkusuutlikkust riidekappides. Aitäh teile! Aitäh sulle!